Oled sa kunagi uurinud mõnda kaarti? Seal peal on teed, väiksemad teed, linnad, järved ja siis on sellised lopergused loodusele omased ringjooned. Mis need olla võiksid? Need on sama kõrgusjooned ja täna me uurimegi, kuidas need sinna kaardi peale saavad. Sama kõrgusjoon, nagu nimigi ütleb, tähendab seda, et selle joone peal on kõrgus kogu aeg sama. Kõrgust looduses mõõdetakse merepinnast ja minul on selline makett ja siin siis merepinna kõrgus on see, mis on meil siin sinine, mis on meri, laud ümberringi ning siis siin peal on meil 2 väikest mäge. See on selline 3-mõõtmeline mudel, kus meil on suurem mägi ja natukene väiksem mägi. Ja kui kaardi peale hakatakse nüüd sama kõrgusjooni joonistama, siis nad tekivad sellest, et meil on võetud punktid, mis on sama kõrgusega. Mina olen jaganud selle mäe täpselt võrdseteks viiludeks. Ehk siis just kui mul on olnud nuga ja siis ma olen võtnud siit nendest mägedest niimoodi šiuh, šauh, huh, lõige, täpselt ühepaksusteks viiludeks, mis on sama paksud kui see kõige alumine kiht. Ja teades seda, me saame nüüd joonistada sama kõrgusjooni. Kõigepealt me peame ära lugema, mitu kihti meil siin on, et me teaksime, mis kõrgusest me alustame. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ja 13 kihti. Nii et meil on justkui siis 13 ühikut või 13 viilu kõrge mägi. Ja ma nüüd võtangi siit kohe selle esimese viilu pealt ära. Ja nüüd me võtame selle viilu ja kanname ta kaardile. Selleks on mul siin tahvel ning tahvli peale märgitud 2 punkti. Need punktid on vastavalt siis minu maketi peal kõrgema mäe keskpunkt ja madalama mäe keskpunkt, et ma kaardile oskaksin need sama kõrgusjooned õigesse kohta kanda. Ja kui me nüüd vaatame, siis kogu see serv siin või see serv siin või siis see serv siin, need on samal kõrgusel ja niimoodi tekivad ka kaardile sama kõrgusjooned. Proovime neid joonistada. Võtan ühe kihi ning viin ta kaardile. Juhin tähelepanu, et me joonistame maketi kaardile täpselt samas sihis, nagu ta on laua peal. Ehk siis siit kanname ta siia peale. Ja nüüd võtan markeri ning teen siia ringi ümber. See on meil nüüd esimene sama kõrgusjoon ning me teame, et see on kõrgusel 13. Mõnikord kaartidele tehakse ka siia siuke vahe sisse ja kirjutatakse peale 13. Ning kui tegu on mäe tipuga, siis mitte ei tehta vahet, vaid kirjutatakse tipu koha peale selle tipu kõrgus. 13. Ning nüüd ma saan võtta järgmise kihi seda mäge ning jällegi asetada ta siia niimoodi, et keskel punkt on paigal ning teha siia joone ümber. Jällegi sama kõrgusjoon paigal ja niimoodi järjest minnakse. Nüüd me oleme joonistanud ära suurema mäe, kuid meil on siin kõrval ka väiksem mägi ning selle väiksema mäe jooned peavad klappima sellega, mis on meil suurema mäe omad ning selle jaoks on siin väiksem märk, nii et saame ka sinna need kõrgusjooned ära joonistada. Nüüd olen joonistanud kõrgusjooned, kuid ainult joontest üksinda on keeruline aru saada, sest ühtegi märget juures ei ole. Päris kaartidel on täpselt teada, kui suur on kõrguste vahe 2 joone vahel. Meie teame, et meil on see 1 viil, nii et iga samm, iga joonega me tõuseme 1 viilu kõrguses. Et veelgi paremini asjast aru saada, siis tihtipeale lisatakse kõrgusjoontele ka kindla sammu tagant kõrgus, kus nad on. Me teame, et meie kõige välimine joon, kõige suurem, on see joon ja see on meil kõrgusel, kui me merepinnast loeme, 1, 2. Nii et teeme sinna peale numbrid 2. Ja märgime ka mõne vahepealse joone. Kui see joon on number 2, siis 3, 4, 5, 6. Märgime ka sellele joonele peale, et see on kõrgusel 6. Nii, joon läheb siit. See on joon number 6. Samakõrgusjoonte puhul on tähtis ka aru saada sellest,
kumbal pool on kõrgem ja kumbal pool on madalam. Joonte puhul märgitakse madalam pool ära väikese kriipsuga, mis meie puhul tähendaks, et tuleb teha joonte välimise külje peale väikesed kriipsud. See annab meile märku, kumb pool on madalam. Nüüd lisaks suurele mäele on meil ka väike pisike küngas, mis on siin all märgitud. Ning kui me tahame teada, mis kõrgusega see küngas on, siis me saame selle siit kaardi pealt välja lugeda. Kuna me teame, et see joon on number 2, siis järelikult ka see joon peab olema number 2, sest nende vahel ühtegi teist joont ei ole, mis ütleb meile, et see pind on sama kõrge. Nii et joonistame ka siia peale number 2. Nüüd me saame kokku lugeda, kui kõrge on meie väiksem küngas. Välimine joon on 2 viilu kõrgus, järgmine joon on 3 viilu kõrgus, siis on 4 viilu kõrgus ning kõige viimane on 5 viilu kõrgus. Nii et meie väiksema mäe kõrgus on 5 viilu. Samuti tuleb väiksele mäele lisada märgised selle kohta, et tegu on künka, mitte oruga. Kui me vaatame nüüd seda kaarti, siis me näeme, et siin piirkonnas on jooned omavahel väga koos. Siinpool võtavad palju rohkem ruumi. See annab meile märku sellest, et siin on tegu väga järsu mäenõlvaga. Ning kui me keerame nüüd selle mäekese teie poole, ning me ka näeme, et siin küljes, mis on meil kaardil märgitud siia, on tõesti tõus väga järsk ning teisel pool üsnagi lauge. Ning see on ka kaardilt hästi näha, sest jooned on üksteisest kaugel. Järgmine kord, kui kaarti vaatad, saad teada, kus on järsud ja kus lauged kohad mäest üles ronnimiseks.